No tere, mina olen Oliver siit Asse Eestist ja oleme siin Ülenurmel Tartumaal siis perega, kes siis, kelle juures on Nicolo vahetusõpilane Itaaliast. Et rääkige oma lugu korra veel, et kuidas te nagu tulite sellele mõttele, et võtta vahetusõpilane? No mingil määral me oleme mõelnud kogu aeg, et me võiks proovida, sest meil on ruumi ja meil on tegelikult ka seda soovi võtta vastu välisõpilasi ja Nicolo tuli meile tõesti sellise saatuslikul jõul, sellepärast et me nägime videot, mida ta jagas, mida siis ASSC organisatsioon jagas ja meile lihtsalt Nicolo nii palju meeldis seal oma sardiiniaias. Nii et nii kui tuli see üleskutse, et Nicolo on juba siin Ülenurmes koolis sees ja otsitakse peret, siis me saime kohe aru, et see on meie laps. Aga mida ütleksite nendele peredele, kes samas olukorras kaaluvad ja on mõelnud, et mis paneks neid nagu tegutsema, et ikkagi... No tegelikult peakski, et kui on see juba esimene tunne olema, siis tulekski kohe ära proovida, sest ei ole mõtet edasi lükata, et pigem saab ju kohe selle olukorra võtta endale nii-öelda vastutuseks ja võõrustada üht välisõpilast, et siis nagu aru saada. Kas nüüd see aeg, energia, mida te olete siia nagu pannud, see toidukogus üks laps veel, keda toita ja õpetada on ja kas see on nagu, ega see liiga kulukas ei ole? No majanduslikult võib-olla ta, see kõik oleneb, eks ole, meil on poisslaps, meil on nagu kasvav organism, nii et selles mõttes sporti teev poisslaps, et loomulikult ma pean nagu kodus tegema süüa rohkem, kui ma oleks teinud võib-olla, kui mul Nicolat kõrval ei oleks, aga need on sellised toredad asjad selles mõttes, et kuna minu suuremad lapsed on nii-öelda perest läinud, sest minule on see pigem selliseks nagu meeldivaks tegevuseks, et ma jälle menutan need aegu, et kui meil oli siin ikkagi pere oli nii-öelda ka täiskoosseisus ja siis oligi ikkagi suppi keedeti rohkem ja liha valmistati rohkem, aga praegu on selles mõttes, need ongi sellised toredad ja me saame alati palju asju teeme ka koos ja Nicolo on tegelikult meil köögitoimkonnas kogu aeg suureks abiks, nii et selles mõttes, et need on sellised toredad tegevused. Ja võib-olla veel mõni väärtus või mida nagu vahetusõpilane nagu pereellu nagu toonud, et on see kokkamine, on need ühised vestlusõhtud? Ja kindlasti koos veedetud aeg, võib-olla need kogemused, mida saavad meie enda lapsed just selle suhtluse kaudu, keeleline areng, see on lihtsalt nagu vapustav, sellepärast, et Nicolo, näha seda arengut, et kuidas Nicolo õpib eesti keelt ja kuidas minu näiteks väiksem laps õpib inglise keelt, et tegelikult kui kiiresti see areng nagu toimub ja kui väärtuslik see on, nii et need on sellised, ütleme, nende tendentside jälgimine, see on nagu väga-väga meeldiv. Võib-olla teie tütar saab midagi veel lisada selle kohta, mida perelapsed saavad sellest, et tuleb keegi? No ma arvan, et see on kindlasti see, et veel üks pereliige, kellega saab aega koos veeta. Me näiteks oleme mänginud lauamänge koos või vaatanud filme. Lihtsalt nagu, et kellega aega koos veeta. See on väga tore. Mis põhjused võib-olla veel võiks olla, miks peaks keegi võtma vahetusõpilase? Mis see, kui veel seda nimekirja laiendada, et miks peaks keegi tõstma käe ja niimoodi ühe koorma endale koju nagu juurde võtma? No ma arvan, et paljud inimesed mõtlevad selle peale, et võiks elus teha nagu midagi head, lisaks sellele, mida sa nagu igapäevaselt teed. Et ma arvan, et see on selline nagu, hea ja lahke südame lugu, mida sa tegelikult nii-öelda maailmasse tood, nii et see annab ikkagi sellist positiivset emotsiooni, et sa teedki nagu midagi head, mitte ainult enda ja oma lähedaste jaoks, vaid tegelikult ka kellegi teise jaoks. Teedki kedagi teist natuke õnnelikumaks. On nii, Nicolo? On cool. Ja nüüd ta on peaaegu 9 kuud teiega olnud, et mis hetkest te nagu tundsite, et ta on teie pereliige? Ei läinud kaua, ma arvan, et üsna kohe, et meil oli see sobivus tegelikult juba esimestest nädalatest. Ja ma ütleks ka niimoodi, et meil oli esimene nädal, kui Nicolo oli juba siin, siis mina olin enda kodus ja siis meil oli üks selline ühine istumine, et oli vanaema, vanaisa, vanem vend enda elukaaslasega ja siis me istusime kõik koos, Nicolo tegi meile carbonaarat ja kuidagi see kohe see nagu
jutt läks nii hästi ja oleks nagu, et võõras inimene istuks lauas, et oligi kohe nagu pereliige, kellega me oleme juba mitu aastat suhelnud, kes on alati siin olnud. Kas teil selle aasta jooksul oli ka mingit suuremat tuge vaja kas organisatsioonilt või Nikolo päris vanematelt või oli selliseid hetki? Ei, ma pean Nikolot kiitma, sest Nikol on väga iseseisev ja tubli noormees, et ja ta on hästi positiivne. Tal ei ole olnud, ma ei ole kordagi näinud, et oleks meeleheitel välja arvatud siis võib-olla see tervislik seisund või see trauma, mis tal siin vahepeal oli. Aga isegi selle traumaga me saime sellest kuidagi nii hästi üle ja kuidagi hästi nagu konstruktiivselt, nii et ja vanematega, me just eile oli meil siin kõne, eks ole, lehvitasime seal Nikola emale ja isale seal videokõne vahendusel, nii et jah, niimoodi täpselt oligi, eks ole, ja väga tore, Leon on suhelnud videokõne vahendusel ka Nikolo sugulastega, kes on umbes sama vanad kui nii on. Mis keeles nad siis räägivad? Leon, mis keelest rääkisite? Itaalia keeles ja ma ei saa mitte midagi aru. Võib-olla varsti pead ära õppima. Ja need räägivad ainult Helavaatruneem iga kord, kui Nikolo helistab neile. Kas ei ole mitte põnev maailm, et kõik räägivad erinevaid keeli ja mõtle, kui me oleksime kõik ühesugused? See on normaalne, iga ühel on enda keel. Kas sul on ka tekkinud suurem huvi nagu maailma vastu, et mis maailmas veel toimub? Jaa. Mis sinu unistuste riik oleks? Kuhu sa tahaks minna? Ma arvan Itaaliasse. Okei. Aga kui nüüd kamba peale mõtlete, et mis ühel vastuvõttel perel peaks olema olemas, et oma kodu uksed ja süda niimoodi avada, et kuidas teile tundub, et kas peab olema mingi oma tuba või peab vanemad võtma ennast töölt lahti, et lapsega tegeleda või see on lihtsalt hirmud, mida me siin nagu mõtleme? Ei, tegelikult, ma ei tea, võib-olla oma tuba on muidugi, lihtsalt võib-olla sellele õpilasele, kes tuleb teisest riigist, et tal võiks olla ikkagi mingisugune oma privaatne koht, et kus ta tunneks ennast hästi, sest ma kujutan ette, et see ei ole ju tegelikult üldse kerge olla oma kodust ja oma vanematest eemal ja kogu aeg nii-öelda teiste pilkude all, et võiks kindlasti olla selline nagu võimalusel. Aga tegelikult ma kujutan ette, et teinekord nagu klapiks, ma arvan, et kui Nikolo peaks näiteks Leoni kohest toas olema, aga ma arvan, et see nagu tegelikult mängiks ka välja, see oleks ka okei. Nii et selles mõttes, et ma arvan, et kui lastel tekib ikkagi kontakt, et see nagu see jagatav ruum on võib-olla isegi nagu võib-olla mõnes mõttes parem lahendus, sellepärast, et see toob nagu inimesi kokku, võib-olla loob neid usaldussuhteid võib-olla natuke kiiremini. Kas mõni niisugune ootamatu kasu oli ka mängus, et juhtus midagi, mida te ei osanud isegi oodata? Ma arvan see, et kui palju ta Leoniga aega veedab. Näiteks juba eile meil olid väga palju külalisi ja siis terve õhtu Nikolo mängis lastega peitust, kulli, batuudil hüppas jalgpalli. Ka väga suureks abiks on nende lastega. Nii ma saan aru, et te täiesti soovitate sellist kindlasti. Arvestades, et meil on see 9-aastane, kes nüüd lõpetab sellel aastal 2. klassi, inglise keel on tal ikkagi selle aastaga, sellepärast nagu Nikolo ütleb, nemad räägivad Englishit, Estonglish, jah. Et neil on siuke vastastikune kasu, et Nikolo on õppinud tänu Leonile, tema väikestele sõpradele väga palju nagu selliseid eesti keelt ja eestikeelset väljendit ja seda julgust võib-olla suhelda, eks ole, kui ütleme lastega ja meie lapsed on kindlasti inglise keelt nagu siin nagu juurde saanud. Kuidagi, ta julgeb seda keelt kasutada, et see on nagu selle 9-aastase jaoks ja ta ei mõtle nagu on õigesti või valesti, tal on lihtsalt nagu see julgus ja Nikolo on tegelikult õpetanud ka, et ta ikkagi on parandanud selles mõttes mitte niimoodi öelnud, et nüüd see lause ei ole korrektne, vaid ta lihtsalt nagu kordab korrektselt ja see nagu laps nagu jätab meelde ja see on lihtsalt hüppeline keeleline areng olnud, mis siin on tegelikult selle 9 kuuga toimunud, nii et ma olen Nikolole väga tänulik. Paar nädalat on veel jäänud ja siis saab programm läbi ja Nikolo peab selleks korraks nagu lahkuma. On teil veel mingid plaanid juba tehtud siin alles jäänud ajaks või kavatsete uuesti kohtuda? Nikolo, mis meil plaanid on? Ma ei tea, mu plaan on ma lähen tagasi Itaalias ja ma lõpetab kooli? Ma lõpetan kooli ja võib-olla aga ma tahaks
ütlema mingi 100%, aga ma ei tea, võib-olla järgmine suvel ma Tuled uuesti. Tuleb uuesti. Kas sinu Itaalia vanemad tulevad ka kaasa või tuled üksi või sõbrad või? No ma ei tea, ma kuulsin, aga võib-olla üksi, sest no. Kas su Itaalia vanemad räägivad inglise keelt? Ei räägi. Aga nemad ei käinud kunagi niimoodi vahetusõpilasena maailma avastamas? No ei, Kus see mõte tuli üldse, et tulla niimoodi, kus sinul see mõte tuli? Sest no, mu vanemad on palju like open-minded ja noh, mu isi ja mu ema oli see esimesed inimesed, et ütlesid mulle, et okei, me arvasime, et on päris hea, kui sina lähed see vahetõpilane aastat. Et see on sulle hea? Ja absoluutselt. Ja tegelikult ja Nikola vanemad on tegelikult loonud talle ka selle keelelise baasi, sest nagu ma olen aru saanud, Nikola on juba väiksest saatis käinud Cambridge'i koolis inglise keelt õppimas, nii et selles mõttes, et Nikola vanemad on ikkagi väga palju investeerinud, ütleme oma aega ja raha ja panust, et ütleme Nikola arengusse ja see oli niisugune loogiline jätk, et ta nagu kõike seda, mida talle lapse põlves tegelikult nagu anti, et ta saaks seda võib-olla nüüd ka selle vahetusaasta jooksul ka nagu ära kasutada, nii et noh, et Nikola tuli väga kenasti toime. Aga no siin nüüd viimastel nädalal, mis meil on Liana lõpetamine, eks ole. Kohe on Leedus. Ja siis on meil jaanipäev, siis me lähme Leetu, eks ole. Ma olen valmis, talle minna iga päev. Et vahetused läheks igale reisile. Ja. Nii et ja äralend on tal Riiast, nii et siis noh, väike sutsakas sinna Läti, eks ole, ja Riiga ka veel korra, eks ole, enne ära sõitu, nii et aga vaatame võib-olla Pärnu meil on, eks ole, seal jalgpalliturniir tuleb Lyonil paariks päevaks, võib-olla sinna jõuame. Palju tegemisi. Kas Nikola lõbustamiseks pidite iga päev, iga nädalavahetust tohutult kultuuriprogrammi välja mõtlema? Ei, tegelikult me ei ole mitte midagi nagu ekstra nii-öelda Nikola jaoks nagu välja mõelnud. Pigem me mõtlesime, et noh, et me võikski nagu ise teha võib-olla natukene rohkem kui muidu, et siis noh, et me ise nagu oma rutiini ära ei upuks, eks ole, et siis meie enda lapsed võib-olla saaks midagi, siis meil oleks tore võib-olla Nikolale ka näidata ja tegelikult noh, me oleks võinud võib-olla isegi nagu rohkem nagu teha, aga noh, lihtsalt asjaolude sunnil loomulikult igale poole nagu ei jõudnud. Aga noh, teie organisatsioon on selle eest nagu ka juba tegelikult väga palju tööd teinud, et teie olete ju õpilastele ka pakkunud, eks ole, neid väljasõite, nii et need seal võib-olla, kus see pere ei jõua võib-olla nii-öelda lõpustamiseks või Eesti näitamiseks nagu palju ära teha, siis tuleb see tugi teie poolt. Nii et. Kas võib öelda, et mõnes mõttes see vahetusõpilase tulek ilmselgelt ju muudab seda pere dünaamikat, on ju, keegi on nagu juures, on ju, aga te ei ole nüüd ka midagi päris selline, et pereelu kõik nagu totaalselt pea peale keeratakse, et tegelikult jätkate oma igapäevaelu ja lihtsalt on üks huvitav tegelane juures, võib-olla uued maitsed, uued retseptid. Ja tegelikult võib-olla noh, see õpetab ka nagu noh, teiste inimeste, teise kultuuriga natuke rohkem arvestama, et selles on sellist õpetlikku momenti meie enda lastele, et noh, et emana ma olen tegelikult väärtustan seda väga, eks ole, et meie enda lapsed oskaksid väärtustada nagu teisi kultuure, võib-olla teise inimesega arvestamist, et noh, et kui ei ole nagu pereliiga, päris pereliiga ikkagi noh, niimoodi pikaajaliselt sinu kodus, et tegelikult sellised nagu viisakuse ja üksteisega arvestamise teemad, mis on sellised noh, laste tegelikult väga õpetlikud, on igati kasulik kogemus. Teie peres oli nüüd itaaliana, kas nüüd teie peretraditsioonidesse lisandus mingi Itaalia maitsete retsepti nüüd tulevikus? Pakid lisandusid meile, et meil siin on vahepeal tulnud sellised suuremad pakid Sardiiniast, et Nikolo isa teeb näiteks väga head vorsti ise kodus saadab meile juustuga, et on sellised nagu talutooted ja sellepärast on nagu sellised väga... Nikola peab nüüd seda traditsiooni siis jätkama. Ja meie saadame sulle kilu ja leiba, jah? No muidu. Väga aus vahetus ei ole ikka. Lemmiktöid. Mis sealt siis tuleb? Tomatipasta, oliiviõli? No oliiviõli, juust, sardiinia küpsised. Ja maiustused. Ja tegelikult ma olen väga tänulik Nikolale, sellepärast, et tänu Nikolale on meie Lyon
õppinud sööma normaalset toite, sellepärast nagu need Eesti lapsed makaron ja viiner, eks ole, vot ei ole niimoodi, eks ole, sellepärast, et Nikola on siin teinud ikka korraliku soustid näiteks pasta kõrvale, ikkagi miksinud nagu erinevaid neid tooteid, puhtaid toituaineid, mida siis lihtsalt, kui need teised söövad, et siis meie Leonks muidu vaatas nagu sellise üsna nagu kõvara pilguga, on kõik need asjad ära proovinud ja tegelikult need uusi maitseid nagu omandanud ja päriselt ka paremini sööma hakanud. Väga hea näite on ka see, et Leonile ei meeldi, kui on tomatikaste pitsal. Tal tarbed see võib olema ilma selleta, aga nüüd pärast Nikolat on nõus, et tomatikaste nagu võib olla pitsal. Siis perelapsed on natukene rohkem tolerantsemad. Ja kindlasti. Kuidas Nikolale kartulikaste meeldis? Eesti toit? Actually, väga meeldis. Eesti toit on väga hea maitse. Verivorst, sült. Verivorst on super, aga ma ütlesin Loonale, et mu lemmik on võib-olla borš-supp, on ukrainale, aga kui me räägime Eesti toit, kilufoileib on mu lemmik, absoluutselt. Kas seal arvad, et kui Itaaliasse lähed, hakkad igatsema kiluleiba? Ja, ma lähen poodi, siis ma vaatan, kui on see kaala, leib on, aga kaala ma ei tea, see kaala tuub on. Täna Nikola pereisaga sõi sprotti mustal leival ja või ka, ma ei tea, kuidas sulle sobis see sprott hommikul leiva peal, see väike. See oli päris hea. Millised olid teie suurimad kõhklused enne alustamist ja kas need osutusid põhjendatuks? Et suuremad kõhklused, Nikola tuli meie perekonda siis, kui meil oli planeeritud talvereis. Ja talvereis nagu Austriasse kooli vaheajal ja kuna me ikkagi Nikolad ei tundnud, siis me nagu muretsesime sellepärast, et kuidas me siis nagu saame sellega toime tulla, et imelik oleks nagu vahet õpilast jätta ja samas oleks veel imelikku nagu et kui me kuidagi nagu oma plaane hakkame nagu nüüd selle järgi muutma või nagu sellest reisist nagu loobuma, aga kõik läks nagu selles mõttes sujuvalt, et kuna me nagu üsna nagu esimestel nädalatel olime juba nii kokku kasvanud siin perekonnaga ja Nikola vanemad olid siis ikkagi lahkelt nõus, et Nikola tuleb meiega sinna välisreisile kaasa, et siis me tegelikult veetsime ju suurepärase nagu puhkuse üheskoos ja Nikola õppis suusatamist ja Leoniga koos ja läbisid sellele suusakooli ja siis proovisid seal neid mägesid vallutada ja selles mõttes, et meil oli väga-väga tore. Ütleme alguses, kui kõik oli planeerimisfaasis, oli imelik, et te veel ei tunne teda, juba peate hakkama tema reisiga planeerima, aga kuna ta sulandus nii kiiresti, siis tema kaasavõtmine tagantjärgi vaatus oli nii loomulik kõik. Ja teisiti kujutagi ette. Ja ma mäletan, kuidas isegi Leo, vanem vend ütles, et vanematele, et mis mõttes me võtta Nikolat kaasa. Et nagu kuidas see peaks välja üldse nägema. Et jääb koju koeri pidama. Ja, või kuidas me üldse nagu loobume nüüd selle reisi pärast, et nüüd mitte keegi ei lähe, et see on nagu... Aga kas tegelikult jääb siis elu seisma, kui tuleb vahetusõpilne või tegelikult jääb kõik lihtsalt ägedamaks? Ja kõik, meil läks kindlasti ägedamaks. Meelde jäävamaks läheb, nüüd tavalised asjad, mida me teeme igapäevaselt, me ikkagi ka me ennem Nikola tuleb ka mängisime lauamänge, vaatasime filme, kuidagi pärast seda need jäävad kuidagi meelde jäävamaks, jõulud, need lihavõtted, kuidas Nikola esimest korda proovis kiluvõileiba, kõik need asjad, et see on ikkagi hakkad nagu rohkem aru saama, kui tähtsad need traditsioonid on tegelikult elus. Ehk siis mõnes mõttes on ju ka see kohalike traditsioonide kohtade, et kõik tuleb nüüd nagu mängitakse uuesti nagu läbi, et me ei tule nagu üllatusena, aga nad jäävad meelde jäävaks. Ma ütlen isegi ka nagu väärtustama hakkad neid rohkem, isegi pigem niimoodi, jah. Et teie õppisite tundma Itaalia kultuuri ja natukene ka Eesti kultuuri ja Nikola vastupidi ja see ongi lõpuks kultuurivahetus. Absoluutselt. Võikski olla nii, et kõik võidavad. Natuke venele kultuuri ka. No muidugi, jah. Ja siis tuleb see paratamatult ka kurb hetk, on ju. Tuleb, jah. Tuleb ta tagasi anda tema Itaalia vanematele ja siis ma olen täiesti kindel, et see ei saa sellega läbi ja teete omavahel ühendusse, kes teab, võib-olla ka teie pere teete korra seda veel, mõne teise vahetusõpilasega. Ei, ma arvan küll, et me oleme kindlasti nagu avatud veel, et see oli nagu tõesti erakordselt soe ja väga rikastav kogemus. Ja üle ootusta, ma ütleks, nagu rikastav kogemus.
seda on rõõm kuulda, et see paneb meid jätkama ja õnneks on noori, kes tahavad ka tulla Eestisse vabatahtlikult paljude riikide hulgast on ja meie töö ongi leida neid mõnes mõttes ju tavalisi Eesti peresega, kellel oleks seda julgust ja pealehakkamist ja kes näevad selles tegevuses väärtust ja kutsuvad selle vahetusõpilase endaga koos elama. Aga tänan! Jah, aitäh! Aitäh!